Tere, minu nimi on Eret, aitäh, et olete taas mu kanalile tulnud. Mul on väga hea meel täna teie ees siin rääkida. Ilusat kevade algust kõigile. Kui olete märganud, siis päevad on juba pikemad, hommikud on valged, kui me üles ärkame. On uut energiat, uut ärkamist, uut kasvamist ja mulgi on väga hea meel. Et olen läbi jõudnud uue raamatu, milleks on Või, Asako Yuzuki raamat Jaapanist, mille on tõlkinud Maret Nukke. Huvitav on see, et tõlkija nimi on seekord ka raamatu kaane peal ära toodud otse autori all. Tegemist on siis sellise ebatraditsioonilise Jaapani krimiromaaniga, kus on kokku kombineeritud kriminoloogia ja kokakunst. Raamat räägib siis ühest naismõrvarist ja ühest ajakirjanikust ja nende siis sellisest mentaalsest kassihiire mängust. Raamat on kirjutatud tõsielu sündmuste põhjal, et kunagi Tokyos toimunud siis sündmused, kus üks naisterahvas, kes otsis endale elukaaslast, käis erinevates kohtinguportaalides, leidis sealt endale meesohvrid, võrgutas nad toiduga ja seejärel tappis. See on huvitav kaasaegne raamat, ebatraditsioonilise, sellise mittelineaarse struktuuriga jutustatud, üles ehitatud. Selles raamatus on väga tähtsal kohal toit, Jaapani toidukultuur, näiteks selline toiduainega, mida meie tunneme, milleks on või, mis teadaolevalt siis iga toidu maitset rõhutab, esile kutsub neid nüansse. Ja või on tõepoolest selles raamatus toiduainetest üks peategelane, aga samuti on see ka selline feministlik raamat, mis räägib siis kaasaegse Jaapani naiste iluideaalidest, kehaideaalidest, sellisest ideaalist, milline iga naine olema peaks, milleks on siis võimalikult sale, isegi alakaaluline, väga heleda nahaga ja siis see raamat oma jutustuses läbi peategelase ajakirjaniku Rika ja selle naismõrvari lõhub neid piire, et kuidas meil oleks võimalik olla meie ise, sealjuures sobituda ühiskonda ja nautides head toitu, võttes veidi kaalus juurde, aga kaotamata selle läbi nagu iseennast. On võib-olla see raamat nagu kokkuvõtlikult siis edasi jutustatuna selle raamatu nagu siis konflikt seisnebki üksikindiviidi ja ühiskonna vahelisest kokkupõrkest. Kaasaegne ühiskond on siis Jaapani naistele ette kirjutanud väga ranged reeglid keha kuju osas, et sellest sõltub nende elukaaslase leidmine, nende töökoha leidmine, nende karjäär, nende edukus, nende ütleme siis kogu see kuvand, mida nad endast nagu väljapool annavad ja niipea, kui nad siis sellest kuvandist natukenegi kõrvale kalduvad, kaalus juurde võtavad, kehakuju muutub, siis võib juhtuda see, et nende elu ei lähe plaanipäraselt. Ja see raamat siis on, ütleme siis ülistus toidukultuurile, ülistus siis keha vabadusele, keha positiivsusele, olla nagu sa tahad, süüa mida sa tahad ja nautida sealjuures oma elu. Ja huvitav on jah see, et kui see ajakirjanik siin raamatus nüüd neid mõrvalugusid uurima hakkab, Tokyo vanglat külastab, et mõrvar on juba seal. Mõrvari nimi on, ma võin teile ka kohe öelda, on Manoko Gachi, kui ma õigesti hääldan. Jah, ta on naismõrvar, loomulikult suur toidugurmaan, veidi ülekaaluline, et see on just eriti Jaapanis on huvitav just see, et rõhutatakse isegi kuskil, kui on 5 kilo sellest normist üle, on see suur nagu katastroof nende naiste jaoks, kes ütleme siis need, kes on selle ühiskonna reeglite järgi siis elanud. Aga jah, see mõrvar on seal vanglas on ju, tal on ülekaal
ja siis tema selline üleolev käitumine läheb väga vastuollu siis kogu sellise Jaapani hillitsetud naisideaali kuvandiga, kus ta räägibki seal asjadest, andes intervjuud siis sellele teisele peategelasele, sellele ajakirjanikule, et kritiseerib Jaapanit, kritiseerib Jaapani ühiskonda, seda kaasaegset ühiskonda läbi siis nende kehtestatud normide naistele just. Ja sellepärast on seda raamatut nimetatud ka feministlikuks krimiromaaniks ja tõepoolest seda ta on. Ta räägib naistest, ta räägib naiste õigustest, ta räägib naiste vabadusest ja sellest, et meil kõigil on õigus olla selline, nagu me tahame, meil kõigil on õigus süüa seda, mida me tahame ja meie keha on meie oma. Et huvitav, hea lugemine, aeglaselt kulgev, aeglaselt niimoodi avanev. Võtke see aeg ja tutvuge raamatuga, soovitan väga, et vaatame, palju tal neid lehekülgi siin on. 487, nii et päris paks ja selline tore seiklus. Ja millest ma veel rääkida tahan selle raamatuga seoses, et sellest raamatust saab väga palju huvitavaid Jaapani köögi nüansse teada, erinevaid siis Jaapani traditsionaalseid toite, aga ka ütleme selliseid natukene Euroopa pärasemaid, aga siis sellises natuke Jaapani stiilis tehtud asju ka, et siin jah, see peategelane läheb kokanduskursusele ja kuidagi sealt kogu see toitu tegemise kultuur samuti nagu avaneb. Huvitav lugemine ja just see oli hästi põnev, et see on totaalselt nagu teistsugune maailm, mis seal Jaapanis nagu avaneb. Need nagu sellised pikad traditsioonid ikkagi ulatuvad otsapidi ka tänapäeva, et ei saa neist nagu mööda vaadata, nii siis toidu tegemise osas, kui siis ütleme see natuke negatiivses võtmes see kehakultus, eks ju, et mis tuleb siis kunagisest geishade ajajärgust, kui geishad olid aktiivsed ja see raamat just nagu murrab neid vanu traditsioone, neid vanu tabusid siis naiste siis vabastamisega sellest kehaorjusest ja sellest, mida nagu ühiskond neile ette kirjutab. Ma olen enda juures ka tabanud seda, et kui mul on olnud perioode, kus ma väga palju nagu muretsen oma kaalu pärast, nagu naised ikka, eks ju, ja mehed ka on ju kahtlemata, et meil kõigil on nii selliseid aktiivsemaid kui passiivsemaid perioode, et kui mul on see periood, kus ma muretsen oma kaalu pärast väga palju, siis ma olen rohkem pinges, ma nagu väga palju jälgin, mida ma söön ja olen nagu kuidagi rohkem mitte nagu mina. Aga niipea, kui ma nagu enam sellele ei mõtle ja mõtlengi, et et äkki võikski nagu, ma olen võib-olla liiga kõhn, et äkki võikski nagu paar kilo juurde tulla ja siis ma nagu vabastan oma mõtte sellega, naudin head toitu, ei vaata, mida ma suhu pistan ja tõepoolest võib-olla tulebki mingi 2-3 kilo juurde, aga ma tunnen ennast seal juures väga hästi ja just sellest see raamat ka nagu räägib. Muidugi siin lisanduvad kilod neid on natuke rohkem peategelasele ka, kui ta alguses on niisugune hästi selle Jaapani traditsiooni naisideaali sarnane, eks ole, väga nagu kõhn ja isegi veidi alakaaluline, siis raamatu lõpus huvitaval kombel läbi tehes seda transformatsiooni, suheldes selle naismõrvariga, kes vangis on, ta nagu võtab kaalus juurde ja muutub päris tema sarnaseks, ehk siis nagu ka selle ajakirjanikuga toimub selline vabanemine, transformatsioon ja muutus raamatu lõpuks ja ma rohkem ei taha nagu seda sisu teile reeta, et see on ühest küljest ka väga psühholoogiline lugu sellest, kuidas ühiskond meid mõjutab, kuidas me saaksime sellest iseenda sees nagu vabaks astuda, kuidas me saaks lahti ütelda nendest normidest, et ise nagu õnnelikumalt ja paremini elada ja sellest räägib. Ja huvitav jah, ja psühholoogia liin on siin tugev, et see on küll peidetud,
Kohati võib-olla neid kokakunsti kirjeldusi nagu on natuke liiga palju, et kes tõesti nagu armastab süüa teha ja kellele meeldib eksootiline köök ja mingid uued traditsioonid, siis selle pilguga tasub seda raamatut kindlasti ka lugeda, et neid nippe saab siit tõesti päris palju. Ja ühesõnaga, mis ma siis öelda tahtsin, on see, et nautige siis head toitu, ärge muretsege liiga palju selle pärast, mis teised teist arvavad. Kõige tähtsam on läbisaamine iseendaga, hea läbisaamine oma kehaga, enda kehas ennast hästi tunda ja ma arvan, muud ei olegi vaja, et jääge endaks. On minu tänane soovitus teile ja kindlasti lugege ja ärge valige raamatuid kaane järgi. Aitäh, et olite täna minuga, aitäh, et vaatasite, ilusat kevadet kõigile ja kohtumiseni varsti. Ciao!